tere, mina olen Kristina. Ja mina olen Liina. Me oleme kaks õpi- ja enesearengu huvilist naist, keda viis kokku eneseareng ja arengupartneritena oleme teinud aastaid omavahel inspireerivaid ja motiveerivaid videokõnesid, kus oleme jaganud oma õppimisi, oma õnnestumisi ja ebaõnnestumisi, taipamisi, raskusi ja rõõme. Nüüd mõtlesime, et miks hoida seda vaid endale, kui me saame jagada ka sinuga. Nii et tere tulemast kuulama podcasti. Õpime ja õnnestume ning vahel ka ebaõnnestume. Tere, Kristina. Tere, Liina. Nii tore sind jälle näha ja nii tore meie kuulajate-vaatajatega ka kohtuda. Ja minul on ka nii hea meel jälle siin olla ja nii äge, et meil on juba kolmas kohtumine. Enne kui me läheme tänase teema juurde, ma annan kohe sulle, Liina, sõna. Ma tahaks öelda aitäh kõigile, kes on kuulanud ja vaadanud ja mind hästi on tegelikult üllatanud, et see teine episood on saanud nagu nii palju tagasisidet ja sellist väga positiivset tagasisidet ja isegi olen saanud kõne, kus inimene broneeris minuga nii-öelda sobivuskõne ja lihtsalt selleks, et öelda aitäh. Ja see oli minu jaoks täiesti nii üllatav ja samas nii südant soojendav. Seega ma hästi-hästi tänan kõiki, kes on tagasisidesid saatnud ja ühendust võtnud ja jaganud enda mõtteid. Ja ma ühinen sinu tänusõnadega ja tegelikult ma tahaks eriti tänada ka neid inimesi, kes tõesti võtavad selle aja ja kirjutavad kuskile meie episoodi alla kommentaari või siis meile sõnumitesse. See teeb eriti südame soojaks ja ikka julgelt, kui tänane episood ka tekitab mingeid mõtteid, siis pange oma sõnumid või kommentaarid teele. Liina, millest me täna räägime? Meie tänane teema on eneseareng ja sõprus. Ja see teema on tegelikult inspireeritud natukene võib-olla andis ainest selleks ka üks kommentaar, mis meil podcasti episoodi all oli, mis oli nagu ettevõtlusest ja sõprusest. Aga see on vaid üks nüanss, mis andis selle inspiratsiooni siis selleks teemaks. Aga teine asi on see, et sageli räägitakse sellest enesearengust kui millestki positiivsest ja inspireerivast, mida ta kindlasti ka on. Aga tegelikult võib see kaasa tuua ka väga selliseid drastilisi muutusi suhetes. Ja täna räägimegi, kuidas meie areng mõjutab sõprust ja siis nii heas kui halvas mõttes. Nii vägev, nii põnev on see teema, sest alati, kui ma olen kusagil käinud rääkimas, siis ma arvan, et ma peaaegu iga kord olen ka öelnud seda, et ma usun, et minu sõprusringkond on välja vahetunud umbes 95%, aga täna selles episoodis ma võiksin öelda isegi 99% juba. Et ma usun, et enamus need, kes sõbrad, nii-öelda need, kes need sõprussuhted, mis mul olid, tegelikult ma võib-olla suhtlen 2-3 inimesega ainult veel. Mm. Et ja kõik nii-öelda eneseareng on niivõrd palju nagu seda maailma muutnud. Kuidas sinul, Liina? Ma hakkasin praegu mõtlema, et ma ei tea, kas ma nii suure protsendiga saan siin esile tulla. Aga samas, kui ma mõtlen nüüd seda, et minul on hoopis elus olnud niimoodi, et mul on neid erinevaid pöördeid, mis toovad mingi enesearenguga kaasa olnud nii palju, et siis ma ei teagi tegelikult, kust võtta nii-öelda seda lähtepunkti, millega nüüd nagu võrrelda. Aga kui mõelda nüüd seda et päris lapsepõlve sõbrannasid mul vist ühtegi alles ei ole. Kui võtta see lähtepunktist, siis on nagu 100%. Aga kui võtta mingi muu lähtepunkt, siis võib-olla võib-olla on see protsent mingi teine. Ma ei julge isegi numbrit siin pakkuda. Aga fakt on see, et muutunud ta on. Ja tegelikult on enesearenguga niimoodi, et kui ma nüüd mõtlesin selle tänase teema peale, siis ma mõtlesin, et eneseareng ei ole minu jaoks olnud ainult see, kui ma tegelen teadlikult enesearenguga, vaid see on olnud ka erinevad elusündmused, mis tulevad kaasa. Ja üks asi on see näiteks, et
välismaale kolimine oli väga suur elumuutus, mis tõi tohutu enesearengu kaasa. See Mhm. tähendas ka sõprade muutumist. Teine asi oli ettevõtlusesse sukeldumine. Siis kolmas asi oli see, et ma teadlikult hakkasin enesearenguga tegelema ja nüüd viimane, kõige värskem asi on siis emaks saamine, mis on kõik tegelikult minu sõprusringkonda nagu korralikult muutnud. Et ma ei oska jah seda lähtepunkti nagu mõelda, aga teadlik eneseareng, see on alati meie valik. Samas need ka minu eluvalikud on olnud teadlik valik, on ju. Et, Mhm. äh, et see on ikka päris nagu uskumatu, kuidas nagu mingid suured muutused elus toovad paratamatult kaasa enesearengu ja kuna sa inimesena siis muutud, siis üks asi on see, et kas sõbrad ise kaovad või me kaotame nad ise ära. Kõlab natukene julmalt, on ju. Kuidas sul on? räägimegi sellest, eks ju, mida me õpime, kuidas me õpime, milles Mhm, me õnnestume, milles me ebaõnnestume, eks ju. et mhm, ka selline, kuna elu on kogu aeg muutuses, siis ka need sõprussuhted on ilmselt ka muutuses, et see on üks mhm, osa, loomulik osa, ma usun, et kogu sellest elust, et kuidas minul, ma hästi samastun kõigi nende valdkondadega, mis sa just ütlesid. Ainukene, mis siis mul jääb välja, on see viimane, mille sa mainisid, emaks mhm, saamine. et mhm, see on ainuke, mis ma võib-olla sealt välja jätaks enda jaoks, et aga absoluutselt nõus, ma ise usun ka, et kõige suurem, kus see muutus nii-öelda hakkas, kui ma hakkan tagasi mõtlema, siis tõesti ongi nii, et kõigepealt, kui sai keskkool läbi, läksin kõrgkooli, siis seal need sõprused hakkasid muutuma vaikselt, siis tuli välismaale minek, läksin kõigepealt Austraaliasse, et ei tulnud otse Tenerifel, vaid kõigepealt läksin Austraaliasse, siis sealt juba nii-öelda need sõprussuhted, kes mul olid, eks, hakkasid vaikselt nii-öelda, hakkas seda suhtlust vähem olema, iga korraga vähem ja vähem. Alguses muidugi oli see, sa läksid sinna, kirjutame, eks ju. See oli aasta 2009, nii et siis ei olnud veel niivõrd palju seda Whatsappi või Messengeriga suhtlemist, et siis oli pigem, mina vähemalt kasutasin siis pigem emaili teel suhtlust ja siis ka no ja vanematega siis rääkisin telefoniga, et mul olid kindlad päevad, kui ma neile helistasin, aga just, et tagasi sõpruse juurde, et siis hakkas seda vähemaks minema, hakkasid muutuma, ütlen pigem, et hakkas muutuma ja Tenerifele kolides siis oli veel vähem suhtlust nende sõpradega, kes Eestisse jäid, hakkasid siin tekkima ja võib-olla siinsed sõprussuhted hakkasidki muutuma sellest hetkest, kui hakkasin teadlikult enesearenguga tegelema. et mhm, võib-olla siin toimus see kõige suurem nii-öelda pööre ja hüpe, et ka see enesearenguga need sõbrad, kes mul enne olid veel jäänud, need üksikud sealt Eestis, kellega ma veel suhtlesin, tegelikult olgem ausad, enam ei ole ka neid väga palju, et sellepärast ma ütlesingi, et mul on veel ainult üks-kaks inimest ja ma võingi öelda, et Eestisse minnes, kui ma nüüd käin Eestis näiteks, siis ongi üks-kaks inimest, kellele ma ütlen, et nüüd ma tulen ja siis nendele broneerin ka terve päeva, et aga kõik ülejäänud lihtsalt sõpru on vähe ja kliente on palju ja siis kõigiga, kes tahaks kokku saada, sest neid kokkusaajaid oleks väga palju, et kes tahaks kokku saada. aga vot siin, kui me räägimegi just, eks ju, sõpradest, siis sõpru on ühe käe näppude peal saab üles lugeda, et kes mhm. on alles jäänud. Ja Aga mis siis, tegelikult on ka juurde tulnud, olgem ausad, eks, et ei räägi ainult sellest, et on ära kadunud, vaid on muutunud, vaid on ka lihtsalt juurde. vahetuvad, on ju? Just, Jah, just. aga kuidas see vahetus sinul on toimunud näiteks, et ma võin rääkida, kuidas minul on Mhm. toimunud, aga kuidas sul on, et kas sõbrad siis pigem ise kaovad ära, mis siis nagu juhtub või sa oled ise ka mõned siis nii-öelda öelnud nii-öelda, lõiganud läbi selle ühenduslüli kuskilt vahelt, et kuidas sul see muutus toimunud on? Mhm. Ma arvan, et ma korraks täitsa pean mõtlema, et ma absoluutselt olen ka ise läbi lõiganud need ühendused, et Mhm, seda kindlasti, aga ma just mõtlen, et võib-olla alguse poole oli pigem see, et suhtlust jäi vähemaks
ja pigem võib-olla tuli sealt teiselt poolt, et ei saanud enam näiteks vastukirju või et ei olnud seda suhtlust enam, et oleks nii palju kirjutanud, eks ju, omavahel, et hakkas võib-olla sealt ära kaduma kõigepealt ja siis eks minul on olnud ka seda, et kui mulle ei kirjutata, siis mina ka ei kirjuta ja kui mulle ei helistata, siis mina ka ei helista. Aga nüüd ma vaikselt olen nagu aru sellest saanud, et come on, tegelikult nagu, et kui ma juba mõtlen kellegi peale, siis ma nüüd ma kirjutan talle või ma siis helistan näiteks, et sest kui ta juba minu mõtetesse tuleb keegi, siis ma kannan sellest teadet ja ma mõtlesin su peale. Et see on päris toredat tagasisidet olnud, et teen seda üsna, siis kui tõesti tuleb, et tavaliselt hommikuti tänulikkust kirjutada, tuleb mõnikord keegi lihtsalt mõtetesse ja siis on nii, et stopp, tänulikkus saab korraks oodatud, ma saadan sõnumi, et ma mõtlesin su peale. Et olen seda teinud, seda ei tule väga palju, aga kui seda tuleb, siis tuleb südamest. Aga nüüd, kui ma, nagu ma ütlesin, eks ju, et alguses enesearengu, enne teadlikku enesearengut, need suhted justkui hakkasid iseenesest ära kaduma, see ei olnud midagi, et oleks just ise tahtnud ära lõigata, et kuule, ma enam ei taha sinuga suhelda. Seda kindlasti mitte. Aga pärast enesearengut ma teadliku enesearenguga tegelema hakkamist, siis ma olen näiteks tundnud, et ma ise enam ei vaibi kellegiga nii palju, et ma tunnen, et mul ei ole enam võib-olla rääkida nii palju kellegiga ja siis ma tegelikult olen ise ära kadunud võib-olla, et ma olen ise taandunud sellest suhtlemisest ja on ka olnud võib-olla kõige valusam löök, ma ütleks, on see olnud, kui eks ju me mõlemad elame välismaal sinuga, siis kuigi mina elan ka, eks ju, siin Tenerifel, siis mul ei ole siin kohalikke näiteks sõbrannasid, et mul seda tõesti ei ole, et sest ma suhtlesin ikkagi enamasti Eesti kollektiiviga, töötasin Eesti kollektiivis, seega minu sõprussuhted ka tulid sealt Eesti kollektiivist, eks ole. Aga mis tegi pandeemia oli see, et kõik jäid koduseks, keegi ei tohtinud välja minna toast, jäi seda suhtlust vähemaks. Koht, kus me koos töötasime, seda enam ei eksisteerinud, see läksime lahku ja sealt tegelikult ka meie sõprussuhted hakkasid jahenema ja kui oli mingi aeg juba mööda läinud ja ma hakkasin enesearenguga tegelema, siis ma ju sain, eks ju, ka ühe juhendaja tiimi, kellest me ka eelmine kord rääkisime, eks. Ja ma hakkasin jagama, et tuleb see kursus, tuleb järgmine kursus. Ja siis ma tundsin, et lahe elu tuleb tagasi, eks, et ma tundsin ennast ikka väga eksinuna, ma ei teadnud, kes ma olen, mis ma tahan, aga siis hakkas ma, jaa, elu tuleb tagasi, tahaks jälle suhelda kellegiga ja nägin ühte story't oma sõbranna story't, kes siin elab ja mõtlesin, et tšau, kuule, saame kokku, lähme kohvile. Ja ma sain vastuse, et tead, mul ei ole aega müügikõnesid kuulata. Ja see oli minu jaoks nagu pussnuga, ütleme otse südamesse, et vau. Ja mis minu mõte oli see, et ma tunnen, et ma tahan uuesti suhelda. Ma tahan uuesti seda sõprust nii-öelda soojendada ja ma sain lihtsalt, nagu siin öeldakse plätuga pikki vahtimist, siis ma sain see oli justkui minu jaoks ka äratuskell, et okei, see on see hetk, kus midagi on täiega muutumas. Ja ma lihtsalt lasin lahti ja pärast seda on tegelikult väga paljud sedasi lihtsalt nagu ära kadunud. Aga ma arvan, et see oli nagu kõige korralikum hoop, et kui mina tunnen, jaa, lõpuks ma olen leidnud midagi, mis mulle meeldib ja ma tahaks lihtsalt jagada ja lihtsalt näha uuesti ja siis tuli lapeki. Et see oli valus. Kõlab päris valusalt ja see, mis sa jagasid, tegelikult puudutas mind sisemiste pisarateni praegu. Ma tegelikult välja nüüd ei paista, aga tegelikult ma sain praegu nagu, tegelikult see taipamine on hakanud nagu hiljuti kerima, aga ma praegu sain selle nagu sügavamalt siinsamas Zoomi ruumis olles nagu plätuga vastu vahti vist ütleme. Hoian ka praegu niimoodi, et tuleb uuesti üles. Jah, aga minul endal on need niimoodi kadunud ka nagu kuidagi loomulikult ära, sest mis asi sõprus on see, et
sind peab sõbraga miski ühendama, sa oled kuidagi nagu ühel lainel, isegi kui te olete erinevad inimesed, tegelete erinevate asjadega, siis kuskil mingi asi peab olema see, mis teid nagu liidab või ühendab nagu, milles te nagu nii-öelda ühel lainel olete. Mhm. Ja elumuutuste tõttu ongi selliseid asju nagu hakanud juhtuma. Üks asi tõesti, nagu sa mainisid ka, see välismaale kolimine, hästi-hästi suur asi ja mis mind pisarateni liigutas või kuidagi sisemiste pisarateni. et ma väga hästi nagu neid välja valada ei oska, neid pisaraid, aga praegu sisemiselt ma tundsin, et mingi klamp tuli kuskil kurku, on see, et ma pean tunnistama ka, et mul ei ole ka välismaal siin nagu häid sõpru tekkinud. Ja üks põhjus on selles see, et ma täpselt samamoodi, ma olen olnud aastaid nagu väga töine. Ähm, Introvertsus ei tule siin üldse kasuks, ausalt öeldes, et ma ei oska, ma ei olegi kunagi osanud nagu väga hästi neid sõprussuhteid luua ja tegelikult ka hoida, ma ütlen ausalt, ma tunnistan, ma ei ole väga hea nagu sõber, et ma ei ole see, kes väga tihti kirjutab, aga võib-olla sellepärast, et mulle sobib nagu teist tüüpi sõprus kui osadele, et mulle sobib sihuke nagu natuke vähema suhtlusega sõprus, et näiteks ma olen nii tänulik, et mul Eestis on olemas ülikooliaegne sõbranna, kellega ma aasta jooksul nagu muidu absoluutselt ei suhtle. Aga kui ma lähen Eestisse, siis me saame kokku ja nagu polekski vahepeal lahus olnud, on ju, et selline nagu ühel lainel ikkagi nagu oleme ja ma ei oskagi öelda, mis meid nagu ühendab, et mingid võib-olla mingid siuksed väärtused elus või midagi sellist, ja teine asi on see, et ma ei ole ise pannud rõhku väga palju siin nende sõprussuhete loomisele, sest ma sain aru, et ma olen ikka väga erinev, kindlasti sul ka see, nagu sa tuled teisest kultuurist, Hispaania on ka ikkagi hoopis teistsuguse kultuuriga, onju. Et ma olen nendest naistest, kes siin on nagu väga-väga erineva mõttemaailmaga ja mis mind on piiranud ka võib-olla Eestis sõprussuhete loomisel, on see, et ma tunnen, et ma olen natuke liiga erinev ka paljudest Eesti naistest, nii et mulle meeldib natuke teistel teemadel rääkida, et mulle meeldib rääkida enesearengust, ettevõtlusest, sellistest asjadest, isegi nüüd, kui ma olen nagu lapsega kodus, siis osad minu sõbrad hakkasid distantsi hoidma, sest nad arvasid, et ma isegi rääkisin ühega ja ta arvas, et ma nüüd räägin ainult lastest, aga ma ma ei taha, onju. Et mulle meeldib ikkagi nendest asjadest rääkida, mis nagu enne või kuidagi nagu need teemad ei ole muutunud, kuigi mingi väga suur muutus on minus toimunud, siis ikkagi mulle meeldib nagu siukseid nagu võib-olla sügavamaid teemasid arutada ja ma arvan, see on see, mis meid tegelikult sinuga liidab, Kristina, on ju? ja ma arvan ka Tunned vist täiesti sama? ja väga-väga tunnen hästi sama, Mhm, et samamoodi, eks ju, nagu sina ka ütlesid mhm, just, et kui sa Eestis lähed, sul on see üks ülikooli aegne sõbranna, et kes nagu mhm, saad kokku ja tunned, et vau, mitte midagi nagu, et mitte mhm, see, et mitte midagi elus ei ole muutunud, eks ju, aga see mhm, suhtes ei ole midagi muutunud, eks, ja mhm, niivõrd palju on rääkida ja et tegelikult seda aega ühest tunnist ilmselt sinul ka ei piisa, et saame kokku üheks mhm, tunniks. et mhm, sellepärast ma ka ütlesin, et mul ongi üks-kaks sõbrannat, kellele ma ütlen, nüüd ma tulen ja siis tuleb, et kas mhm, me saame terve päev broneerida ja me broneerime terve päeva, sest ühest tunnist tavaliselt ei piisa ja tegelikult ka sellest tervest päevast, mis võib olla siis 8-9 tundi koos olemist, ikka ei piisa, eks. aga mhm, et saab, aga ma hakkasingi just mõtlema, et see sinu küsimus, et sa ei teagi, et mis on see, mis nagu ühendab, siis mina hakkasin mõtlema, et mis on nagu kõige suurem muutus, kui ma mõtlen sellele, et mis oli enne minu sõprussuhetes ja mis on praegustes sõprussuhetes. mina ütlen, et need, kellega ma virtuaalselt suhtlen, on ka minu sõbrad, need on, et noh, mhm, eks ju nagu sinuga ma suhtlen, ma tunnen sinuga väga tugevat sidet ja mul on veel tulnud neid suhteid just nimelt läbi enesearengu tegelikult, et kellega ma mhm, nagu tunnen praegu seda mõnusat klappi, aga et nagu, et see vahe, mis veel on enne ja pärast, on see, et kui ma enne olin palgatööl, siis ma suhtlesin ka nendega, kes olid palgatööl ja mhm, praegu on need vähesed, kes alles on jäänud, on kas väga ambitsioonikad, et karjääriredelil tõusta või olid juba enne ettevõtjad.
ja see on see vahe, kust ma näen, mis ma ise nagu märkan, on kõige suurem vahe, kellega ma praegu suhtlen. Et ma arvan, et see on ka see, mis meid ühendab, ettevõtlus tegelikult, et kellega eneseareng ja kellega ettevõtlus. Et see mõistmine on teistmoodi kui see, et kes nagu palgatööl käib. Aga just, et palgatööl ma mõtlengi, et mul on ka ikkagi sõbranna, kes käib palgatööl, aga ta on väga-väga ambitsioonikas ja tahab edasi liikuda karjääriredelil, mis tähendab, et meil on see arengust ja ambitsioonikust, et kohtuda ja vaibida. Meil peab midagi muud selle sõbrannaga olema, mis ühendab. Kindlasti on see ka see, et meid ühendas elu muutus on ju ülikooliaegne sõbranna. Ülikooli aeg on ka väga suur nagu elu muutus. Ja tegelikult kui ma mõtlen nüüd praegu sellele ka, et kuidas ma kohtusin ka oma abikaasaga, ma sain temaga kõigepealt sõbraks, sellepärast et see oli üks väga nagu emotsionaalne sündmus, mis toimus. Ja sellest see on lihtsalt see, et ma tulin Egiptusesse reisile, minu sõbrannaga juhtus õnnetus, nii et ta sattus haiglasse ja ma mäletan, et see oli nagu väga emotsionaalne aeg või nagu see ei olnud üldse hea reis, kus ma oma abikaasaga kohtusin. Ta aitas mul haiglavahet põhimõtteliselt käia. Muidugi ta nagu sümpatiseeris mulle alguses kohe, aga tema sõber aitasid mul nagu haiglat külastada iga päev, sest ma üksi Egiptuses esimest korda ma ei julgenud isegi üle tee minna seal, kus ma ei tea, ausalt öeldes vähe liiklust oli võrreldes sellega, mis meil praegu siin on ju. Ja tegelikult, kui mõelda, siis tegelikult see sõbranna, kellega ma reisil olin, ta ei olnud sel hetkel mu sõbranna veel. Me olime lihtsalt kolleegid ja see juhtum nagu liitis meid edaspidi nagu sõbrannadeks, et praegu me oleme nagu suured sõbrannad ja teinekord sellised mingid emotsionaalsed asjad elus kuidagi mis isegi ei pruugi nagu head olla, võivad natuke rasked olla, siis need võivad ka nagu liita ja ma mõtlen, et minu suhe mu abikaasaga sai täpselt samamoodi nagu alguse ja see nagu, et kui ma nüüd olen siin nagu välismaal, siis hiljuti ausalt öeldes mind on hakanud see nagu sõprade puudumine siin nagu natuke valusalt nagu lööma või närima natukene isegi, et ma pean tunnistama seda, et nüüd kus ma ei tööta, ma igapäevaselt online'is ei suhtle inimestega aktiivselt nagu varem. Nüüd tegelikult ma tunnen nendest sõpradest puudust ja ma hiljuti avanesin ka ühele inimesele virtuaalselt ja kurtsin seda, et ma ei ole nagu oma elu siin nagu õigesti elanud selles mõttes, et ma tunnen ennast ausalt öeldes praegu nagu üksi, päriselt üksi ja see on see asi ka, mida ma ei ole julgenud võib-olla mõnda aega kellelegi jagada, nüüd ma teen seda siin avalikult kõik kuulevad, aga see on ka olnud see ja siis ma võtsin sellest vestlusest selle toreda inimesega, keda ma pean ka praegu oma sõbraks, võtsin kaasa selle, et ma kirjutasin siin nädal aega tagasi, peaaegu nädal aega tagasi siis kohalike expat women gruppi, et kas on mingeid meet-up'e toimumas. Tuli välja, et ei ole, ainult üks joogagrupp kuskil siin linnas on ju. Aga väga paljud janunevad selle järgi nagu ja nüüd vähemalt üks naine siis kirjutas mulle kokku, leppisime kokku nüüd, et saame kokku onju. et natukene nagu vähemalt katsed mingeid sõprussuhteid luua, aga ma ei tea nagu, kas sellised nii-öelda pimekohtingud nagu et noh, peab võimaluse andma, onju, et kas need toimivad või mitte. Et ma arvan, et miks mul ei ole nagu nende sõbrasuhetega nagu, miks on mõned lagunenud, miks ei ole mõned nagu sõbrasuheteks kasvanud, on ka see, et ma tegelikult nagu liiga vähestele inimestele avan ennast, onju, et ma olen liiga kinnine, ma jään osadega jäängi sinna nii-öelda sellesse small talk'i faasi, onju. Et aga sõpradega sa pead olema ikka rohkem nagu avameelsem, onju. Ma ei taha öelda, et peab, aga sõprus on tegelikult see, kus ollakse ikka nagu omavahel natuke nagu avameelsemad, onju. Nagu meie tegelikult sinuga oleme, onju. ka omavahel. just, et tunnengi, et seda kuulates sind ka, et eks et kuidas, tegelikult see on ka ju eneseareng, eks ju, et kus sa oled nagu jõudnud sellesse kohta emana nagu, et kui sa oled emana lapsega kodus, et siis seda virtuaalset maailma ei ole nii palju ja tekibki see hetk, et kus sa oled nagu enda sisse näinud ja tundnud, et vau, tegelikult ma tahaks enda kõrvale veel inimesi. Et see areng on nagu absoluutselt, ma hästi-hästi samastun ja siis ma mõtlen, et issand, kui hea, et mul on kellega suhelda. Et mõnikord ma olen nagu mõelnud seda, et
mul ei pea olema palju inimesi, aga et kui on nagu, et mul on need vähesed, kellel on, et siis nagu sa ütlesid, eks ju, et peab ennast ka avama, eks, et tekiks Mhm. see usaldus, et millest rääkida ja ka see, et mis mulle nagu meie suhtes nagu meeldib hästi palju, on see, et ei ole hinnangute andmist, vaid on lihtsalt, et kuulan ära ja siis mõnikord küsime üksteiselt neid trigerdavaid küsimusi, eks jah, mis annavad ka plätuga vastu mis vahtimist. annavad teise poole plätuga, just, et eneseareng minu meelest, enesearenguga käib kaasas sihuke etapp, kus üksindus justkui tuleb, üksindus tuleb kaaslaseks, et Mhm. kus me nagu tunneme ennast üksikuna. Kui sa ütlesid ka seda, et kas mina ise olen ka läbi lõiganud, eks ju, neid siis, ütleme nii, et aasta alguses, võib-olla isegi oli eelmise aasta, ma jään nagu kuupäeva praegu täiesti võlgu, aga oli Mhm. see, et ma lihtsalt võtsin juurde kaalust ja siis minu see üks vähestest sõbrannadest, kes veel on, tema elab Tenerifel ja siis ta kirjutas, et kuule, tšau, et võiks kokku saada ja siis ma kirjutasin talle, et tead, et ma ei soovi kokku saada, et mul aga ma kirjutasin ka, et tead, ma olen nii palju juurde võtnud, et ma lihtsalt tunnen häbi. Ma tundsin häbi ja et äkki mulle tuntakse hinnanguid, sest tema on hästi ilus, sportlik naisterahvas ja mul oli oh my god, Kristin, sa oled ikka nii ennast käest ära lasknud, oli minu mõte enda peast, eks ju. Keegi ei ole mulle seda öelnud, aga see oli minu mõte ja siis nüüd ongi sellest nagu nii pikalt möödas aega ja ma nägin tema nii-öelda Reels'e story'sid nägin Facebooki, siis ma mõtlesin, issand jumal, nüüd ma pean talle kirjutama ja siis ma kirjutasin, et tšau, ma nägin sind, sa olid nagu nii särav, et kas me võiks kokku saada ma olen valmis ma olen valmis ja mis ma nägin, et mul jookseb kananahk praegu, mis ma taipasin, et ma saan teda enda sõbraks nimetada, sest ta ei andnud mul mitte ühtegi hinnangut selle eest, vaid ta ütles, et, et ma ütlesin, et nii tore on sinuga kokku saada ja siis ta ütles, et jah, sa ise kirjutasid, et sa ei taha minuga kokku saada, aga näe, et ma olin Mhm. nagu, ma ootasin ära ja see lihtsalt läks mulle nagu nii hinge, mõtlesin, et vau, tegelikult on olemas ka selliseid sõpru, et kes annavad ruumi, eks, et Mhm. endaga tööd teha, sest ta ei võtnud seda absoluutselt isiklikult, et ma ei taha temaga kokku saada, eks ju, vaid asi oligi selles, Mhm. et minu sees oli lihtsalt see vastupanu ja mitte aktsepteerimine, mitte enda aktsepteerimine. Aga see oli ka tore tegelikult, et sa andsid talle ju põhjuse tegelikult, miks sa ei taha Absoluutselt. kokku saada, onju. Sest jah, ma mõtlen, kui sa ei oleks seda põhjust andnud, siis võib-olla tema oleks niisugune. võinud ei tea mida mõelda, onju, et asi on temas või mis Mhm. iganes, onju. See on tegelikult väga julge, et sa selle põhjuse andsid. Et ma ei tea, kas mina sellises olukorras oleksin põhjust nagu andnud. Et No jah. minu üks väärtustest kindlasti on ausus ja austus, et Mhm. ja noh, läbi selle tegelikult ma näitasin seda, et ma väga Mhm. tahaks ju kokku saada, aga näed sa, ma olen sinuga aus, et ma lihtsalt olen endaga Mhm. pahuksis. jah, et sest ma arvan, et minul on mõned sõbrasuhted katkenud sellepärast, et ma ise ei ole julgenud olla võib-olla läbipaistev ja ma näen ka, et teine pool on nagu kinniseks läinud ja ma praegu hoian ka ühe kunagise sõbraga natukene distantsi, andes talle ruumi, sest mul tundus ka, et ta vajab nagu seda ruumi, et kui ma olen talle kirjutanud, siis ta on lubanud mulle tagasi helistada või tagasi kirjutada nagu korduvalt ja ta ei ole seda nagu teinud ja mul on ka niisugune tunne, et ma ei tea, palju ma nagu torgiks, on ju, et tegelikult võib-olla mõnikord vajab seda torkimist, on ju, mõnikord on vaja natuke kedagi nagu tuua siis võib-olla tema emotsioone välja või mis talle ka kasu toob nagu, on ju. Mhm, mhm. Et võib-olla ta on nagu väga-väga hädas, on ju, vot ei teagi kunagi nagu, kus see nagu õige tegutsemisviis nagu on, et ruumi anda või siis see ruumi andmine pigem kurvastab teda lõpuks, on ju. Et ei oska seda, aga mis mu viimase aja kõige suurimaid üllatusi on olnud see, et ma olen tundnud seda, et mõned head sõbrad on välja tulnud ei tea kust nagu, et uskumatu nagu, et inimesed, kellega ma ei ole oma arust nii palju suhelnud, kellega sõprussuhetesse mina ei ole omalt poolt mitte midagi nagu panustanud või andnud ja nad ikkagi on mu jaoks nagu olemas, et ma hiljuti sain ka ühe sõnumi, et ma olen väga hõivatud inimeselt ja ta ütleb, et ma olen su jaoks alati olemas, et lihtsalt ütle ja ma olen sõnumi kaugusel on ja see liigutas mind nagu tohutult ja nüüd mul on tunne, et selle inimesega on ka nagu sõprus läinud nagu nii-öelda uuele tasemele või niimoodi,
et nagu ootamatust kohast tulevad teinekord need asjad nagu välja. jah, ma olen sinuga täiesti nõus, et kui me räägime siin mingi energiatest ja sagedustest, et me oleme sinuga rääkinud sellest, et me omavahel klapime, et võib-olla varem ei olekski klappinud, aga täna olete sellises kohas, kus midagi ühendab, eks see ühenduspunkt on olemas ja see annab seda kasvukohta. aga kuidas sul on, kas sa nutad nagu mõnda sõprust taga ka nii-öelda või nagu igatsed, et nii kahju, et see on nagu see tee on nagu lahku läinud või kuidas sul on? ma arvan, ma valetaks, kui ma ütlen, et ei aga päris sellist pisarate valamist ei ole olnud, aga sügavalt südamest kahju on küll. Ja absoluutselt, ma tunnen, et aga samas ma räägingi, eks ma olen teinud sellega rahu, et okei, et kuna et see sõprus on justkui lahustunud, ütleme nii, et see on lahustunud, see on edasi liikunud, ma näen, et me oleme inimestena edasi liikunud lihtsalt oma elus ja isegi kui me proovime kokku uuesti saada, siis sellest lihtsalt ei tule midagi välja. Et siis ma ütlen, okei, kui ma pean lihtsalt mõistma, et tuleb lahti lasta ja võib-olla see lahtilaskmise koht on olnudki kõige valusam. Aga samas, kui sa midagi lased lahti, siis saab midagi uut asemele tulla. Nii et alati, et selles mõttes sellega olen rahu teinud, et eneseareng on lihtsalt nii tugevalt õpetanud, et kui enesearengusse minna, siis mina vähemalt tundsin sedasi, et oh my god, kõik sõbrad kaovad ära. Ma olen nii üksinda, nagu mul ei ole enam mitte kedagi kuni selle hetkeni, kui ma hakkasin nagu, oh vau, nii palju uusi tuttavaid, et nagu seda osa üldse ei näinud. Ja tegelikult sealt on nüüd need sõprussuhted välja kasvanud ja ma arvan, et parimad sõprussuhted, mis mul praegu ongi tulnud arengupartnerlusest, et kes mul on siin enesearengus olnud arengupartnerid, need esimesed, eks ju, siis on ka praegu on nagu juurde tulnud arengupartnereid, et need lihtsalt on kasvanud, mõned neist siis arengupartneritest on kasvanud sõpradeks ja olgem ausad, tegelikult ka mõned üks-ühele coaching'u klientidest on hoopis sõbrad saanud. Et need on need, kus ma olen oodanud, et issand, millal see coaching juba läbi saab, sest ei ole soovitatav coach ida, eks ju, enda sõpru ega perekonda, sest sa lihtsalt lähed väga emotsionaalselt kaasa sellesse, et hoida seda neutraalsust, on nii, et nii veel paar kohtumist, ma olen professionaalne, eks ju, ma veel ei nagu et olen võimalikult professionaalne, kui see läbi saab ja et mulle öeldakse, et ma küsin alati, eks ju, kas sa soovid minuga jätkata ja siis ma mõtlen, et please ütle, et ei. et ei. Ja see on nii, jess, et nii lahe, ma olen nagu täiega hoian sulle pöialt ja et liigume edasi, tegelikult sealt on kasvanud välja, siis tuleb peegeldus tagasi, et ma ka ootasin, et see saaks läbi, et ma nagu näen sinus midagi enamat kui ainult coach'i ja et on ka kasvanud sealt välja sõprussuhteid, et kuidas sinul eneseareng on nagu, kas ta on sulle toonud sõpru, mõtlen just enesearengu teekonnal? ja hästi palju tegelikult on toonud juurde ja ma arvan, et mu parimad sõbrad praegu minu ümber on need sellest ajast, kui ma nii-öelda enesearenguga alustasin. kuidagi nagu sellel hetkel võib-olla see muutus enda sees oli nii palju ja nii suur, nagu et siis nagu kasvasid kuidagi sügavamalt kokku mingite inimestega, nagu sinuga me kohtusime, on ju, me olime mõlemad selle teekonna alguses ja on veel neid olnud ja teine asi on ka olnud see, et mul on selle enesearengu jooksul olnud ka nagu neid momente, kus ma olen mõelnud nagu selle peale, et ma ei tunne praegu ära ühtegi nagu sellist momenti, kus ma mõtlen, et issand, kui kahju mul on, et see sõprus on nagu lahku läinud või niimoodi. ma olen kuidagi hästi kergelt nagu neid aktsepteerinud ja võib-olla ma olengi tundnud, et me nagu ei ole nagu ühel lainel enam ja kuidagi see ongi nagu nii loomulikuna tundunud, aga mis on minul olnud ka seda, on see, et kuidas, ma ei tea, mingi filmi pealkiri oli, et kuidas kaotada, kuidas saada poissõbrast lahti või midagi sellist. ja siis mul on olnud seda momenti ka tegelikult, kus ma olen mõelnud, et okei, kuidas ma selle sõbraga saaksin nüüd neid suhtlust nagu vähendada et Valus. jah jah, kõlab nagu halvasti, aga tegelikult ma olen pidanud seda tegema sellepärast, et ma tunnen, et on olnud mingeid hetki, kus nagu mingi sõprus on viinud nagu nii-öelda seda, kui ma olen ise nagu õrnas ja haavatavas kohas sel hetkel, siis ma ei ole suutnud olla nagu võib-olla
väga negatiivse inimesega koos, on ju. Ja miks ma seda negatiivsust nagu tajusin, oli see, et mul oli endal selle negatiivsusega probleem, ma olin ise liiga negatiivne ja siis ma tundsin, et seda saab nagu liiga palju ja et kui ma tundsin, et ma olen selle sõbraga nagu koos, siis ma nagu alati nagu tundsin ennast nagu halvasti pärast ja tegu on siin olnud, et oli üks välismaalanna, kellega ma siin ka alguses kuidagi sain nagu tuttavamaks, Mhm. sest me olime mõlemad, olime nagu välismaalased siin Egiptuses ja ma mäletan, ma lihtsalt ei suutnud nagu enam temaga suhelda, sellepärast et tal oli liiga palju kurta kogu aeg ja mina ei saanud mitte midagi kurta, onju. vaata, sõprus on see, kus sa nagu jagad võib-olla onju ja mõlemad annavad üksteisele nagu ruumi onju. Ja siis ma tulin alati nii väsinuna või kuidagi nagu kurnatuna nagu tagasi ja siis ma pidin selle suhte tegelikult niimoodi läbi lõikama ja ma tegin seda lihtsalt nii, et hakkasin nagu võib-olla mingeid väga lühikesi vastuseid andma, ütlesin, et ei, ma ei saa jälle kokku saama tulla ja tegelikult ma ka ei saanud, mul olid teised prioriteedid, onju. Et ma nagu ei valetanud, et kuidagi nagu nii-öelda ma pean tunnistama, et ma raputasin nii-öelda siis toonase sõbra nagu maha ja me ei olegi praegu nagu absoluutselt suhelnud. Äh, kõlab karmilt tegelikult, mida ma teinud olen. Aga tegelikult, kui räägime nüüd nagu nendest sõprussuhetest, mis on loodud, Mhm. siis on väga häid sõprussuhteid loodud ka ja osadega nendega ma ei suhtle igapäevaselt, aga samas, kui ma kokku saan, Eestis käin või mujal kokku saame, siis ma tunnen, et nii hea on nagu kokku saada ja isegi nagu ma ei oota, et me peaksime nagu hästi tihedalt suhtlema, vaid teinekord on see kasvõi mingi üks video saadame üksteisele, et ma ei tea, mingi reel või mingi asi, et mis kõnetab, korraks naerame koos ja siis jälle oleme ilma suhtluseta mõnda aega, et ma väga aktsepteerin ja austan nagu ka selliseid sõprussuhteid, mis nagu annavad ruumi ja mulle meeldib see. ja ma ausalt, ma pean tunnistama, et ma võiks proovida olla parem sõber ka oma sõpradele. usun, et et sa oled väga hea sõber, et ära anna hinnanguid. miks sa mm, arvad, et sa ei ole? iseendale natuke raputan tuhka pähe. just, sest ma hästi-hästi, ma kuulan ja sind ja ma nagu hästi palju samastun sellega, et need sõprussuhted, mis mul on, ma ka ei suhtle igapäevaselt, mul on väga Mm, kas harv suhtlus, eks ju, näengi, kiidan, elan kaasa nende tegemistele, eks ju, et seda, et need on need paar sõnumivahetust, eks ole, aga mhm, siis, kui kord aastas ainult saan kokku kellegiga, siis on see nagu oh jess, eks ju, ja tegelikult see on, pean tunnistama, et see on tegelikult minu jaoks piisav, sest minu jaoks on hästi oluline kvaliteet, see mhm, kvaliteetaeg, mis ma saan koos olla, mitte see, et saame kokku iganädalaselt ja teemegi siis sedasama, eks ju, small talk'i, vaid sihuke, mhm, ma ei tea, harva kvaliteetselt, sügavalt, tuleb sinna vahel ka small talk'i absoluutselt, eks, aga et mhm, läheme ka sügavamale, et ma tunnen, et see kvaliteetaeg on üks kindlasti asi, mida ma hästi-hästi väärtustan, samamoodi enda elukaaslasega. et mhm. kvaliteetaeg on minu jaoks hästi-hästi oluline. kas see on sinu armastuse keel? ma arvan, et on ma arvan, et on, et ma eelistan absoluutselt koos olemist, kvaliteetset koos olemist kingitustele või puudutustele. Näe, tuleb välja, siin saime teada üks just, asi, mis meid veel ühendab, on ju. see on minul ka tegelikult niisugune kvaliteetne koosolemise aeg, et see, kus sa saad kokku, unustad üldse, et sul on telefon olemas ei võta seda välja, teinekord ma Eestis hästi palju pigem nagu näen seda, et kohvikus inimesed istuvad koos ja kõik on telefonis. ma ei tea, miks Mhm. Eestis ma seda rohkem näen, siin Egiptuses mulle tundub, et siin ei ole, okei, üks asi on, et kõik teevad selfisid, et muudkui nagu katkematult, ma ei tea, 100 versiooni on ju, eriti tüdrukud on ju. aga teine asi, et kui nad istuvad koos, keegi ei scroll'i telefonis, kõik räägivad nagu, sellepärast on kohvikud siin nagu lärmakamad ka on ju. et nagu see sõprussuhe, kus sa saad kokku ja unustad, et sul on telefon olemas või see aeg lihtsalt kaob käest, on ju, et see on nagu nii mõnus see kvaliteetaeg on ju, kus aeg lendab ja tahaks pikemalt jääda. just tahaks öelda ja just see ongi see Mhm. see ongi see, mida ma hästi-hästi hindan.
et Mhm. absoluutselt. nii lahe, et veel avastame siin üksteist. nii Ja. lahe lihtsalt. Aga kuidas see ettevõtlus ja sõprus sinu jaoks on, kas see on siis see küsimus, mis meil oli ka ühe episoodi all, et kuidas Mhm. need koos käivad sinu jaoks? ma olen kuulnud, et ära tee ettevõtet sõbraga, aga ma arvan, et kuidas see tegelikult noh, kuna meie teeme siin, eks ju, episoodi koos, siis Mhm. ma võib-olla mõtleks selle peale, kuidas meie nagu oleme toiminud. me alustasime, eks ju, me ei olnud kohe arengupartnerid. Mhm. Mul oli teine arengupartner, sinul oli oma arengupartner, aga et sa kutsusid mind enda mentorlusse, seega sinust sai ju tegelikult minu mentor kõigepealt, eks, et Mhm. sa said minu mentoriks ja sealt kui ma olin selle läbi teinud, siis mingi hetk sa kutsusid mind endale assistendiks. nii et siin tegelikult on see, kus meie ettevõtluskoht tegelikult ühineb, eks ju, et kus sina ettevõtjana kutsusid mind enda, ma ei taha öelda alluvaks koostööpartneriks, eks ole, Tiimi. tiimi just, aitäh, Mhm. et kutsusid tiimi, eks ole, et siis ka mina tegin oma ettevõtte ja siis me olime kaks ettevõtjat, tegime, eks ju, koostööd. mina pakkusin Mhm. sulle teenust ja siis tegelikult sellel ajal me hakkasime hoopis ju arengupartneriteks, Mhm. kasvasime sealt hoopis välja, Mhm. et Mhm. olid mentor minu tiimiga, ma olin sinu tiimis ja siis hakkasime hoopis, kasvasime arengupartneriteks ja siis sealt on kujunenud tegelikult välja see sõprus. nii et ma usun, et see saab toimida, et sellisel viisil, ollaks, kui on hea klapp, ma arvan, et seal peab midagi olema enamat kui lihtsalt see, et kuule, teeme koos ettevõtlust. see peab Mhm. olema ühine kirg, seal peab olema inimestevaheline hea ühendus, et see on võib-olla see, mis ma näen, kus saab ka sõpradena koostööd teha. Mul puudub kogemus, et kelle, kellegagi koos alustada ettevõtlust, et me mõlemad oleme ühes ettevõttes, eks ju, et partneritena mõlemad oleme nii-öelda kaasomanikud, et see kogemus mul puudub, et siin ma ei Mhm. oska sellele kaasa rääkida. ja mul praegu kohe ei tule ka sedasi nagu ette, et kust ma teaksin, võib-olla sinul, Liina, tuleb, et aga ma usun, et tiimina ja ettevõtlus kui tiim sellisel juhul saab küll toimida. Mhm. et ma ei Ma tea, arvan, et tegelikult see, kui kellegagi koos nagu äri alustada, mul endal ka ausalt öeldes seda kogemust ei ole, aga ma vähemalt kujutan ette, et seal võib nagu asja toimima panna täpselt üks universaalne asi, mis paneb kõik teised suhted toimima. ka nii-öelda abielu või elukaaslasega suhtes, sõbra suhtes, töö suhtes omavahel. üks asi on niisugune nagu võime aktsepteerida teise vaatenurki nagu mm. nii-öelda, isegi kui nad on sinu omast väga erinevad, siis mitte anda, sa enne tõid välja selle hinnangute andmise, -hmm. et okei, isegi kui sa annad oma peas hinnangu, siis et sa suudad sellest kuidagi nagu lahti lasta või mingi sihuke tolerantsus ja nagu teiste vaatenurkade aktsepteerimine, mingi sihuke rahulikult suhtumine nagu sellistesse olukordadesse, kus tulevad välja nagu mingid erinevad küljed, näiteks, et ma ei tea, näiteks nüüd podcast'iga siin on ju, et sina teed nii toredalt mingid asjad valmis, et siis et kuidagi see mingi tasakaal on ju, et kus me selle tasakaalu nagu leiame ja et see, et kui näiteks sina tunned, et näiteks ma ei tea piisavalt, et sa julgeks siis ka seda öelda või nagu sellised asjad nagu suhtes, et see nagu igas suhtes see omavahel rääkimine või see ausus nagu täpselt see, mida sa tegid nagu oma selle sõbraga, kellele sa ütlesid, et miks sa ei taha tulla kokku saama, sellepärast et sa tunned, et sa oled kaalus juurde võtnud, onju. et, et sellepärast onju, et just see asi nagu mingi sihuke ausus või avatus nagu, ma arvan, et see paneb tegelikult ka äripartnerluses siis asjad toimima ja teinekord ongi sellised olukorrad nagu kas elumuutused, -hmm. eneseareng, miks nagu osad inimesed ma olen näinud, et kardavad enesearenguga tegeleda teadlikult, nad kardavad, et nende abielu läheb lõhki, onju. aga miks seda karta, järelikult seal on nagu mingi juba mingi nagu iva olemas, et sa kardad nagu, et, et nagu
mingi sihuke, mul läks mõte kaotsi, aita mind nüüd. mis ma veel sind kuulates veel, mis mul nagu Mhm, tuli, ma usun, et hästi oluline on, kui teha sõpradega siis ettevõtlust koos, siis et väärtused oleks ka ühised, mhm, et oleks ühised väärtused, hea kommunikatsioon ja ühine mhm, visioon. Ma usun, et mhm, see, kui on ühine visioon mõlemal, siis see saab, kui ühel on kasvõi natukene erinev visioon, eks mhm, siis nad hakkavad, nagu kaks teed lähevad lahku. Et üks mhm, tahab ühte asja, teine teist asja. Et ma usun, et enne ettevõtlust, enne ettevõtte registreerimist, enne kui seda teekonda alustada, siis tuleks üle vaadata, et kas see visioon ühtib, kas me liigume, kas me sõuame seda ühte, kas me mõlemad aerutame nagu ikkagi ühes rütmis, eks ju, et me liigume mhm. ühes suunas, nii mitte et hea, et üks sa selle tahab näite minna tõid, ühel pool, teine sest, teisel poole sest keerlema. Eestis öeldakse, et kanuumatk on see, mis paneb partnerlussuhted proovile. No vot, just. Just, et üks sõuab ühtepidi, teine teistpidi ja siis lihtsalt, eks ju, Mhm, tiirleb seal keset seda vett. Et mhm, visioon ja väärtused kindlasti peaks olema ühised. Et see on mhm. see, kuidas mina näen võib-olla. Jah, ja nagu meil, mõtlen, kuidas meil oli tänase episoodiga, me saime Kristinaga Zoomis kokku ja me tulime mõlemad siia mõttega, et me nagu räägime erineval teemal, onju. aga see, et kuidas me siis nagu, me olime lihtsalt nagu mööda rääkinud, onju, aga et me ei hakka siin süüdistama, vaatame, vaid me vaatame kohe, et okei, kuidas me nüüd lahendame selle, onju. Võttis meil et kõigest paar minutit aega et see jah, läks et, väga kiiresti. et lahendus leida, onju. Et nagu sihuke austus või nagu see mitte süüdlase otsimine, siis nagu selline lahendusele orienteeritus, ütleme niimoodi, onju. Et mitte isiklikult võtmine ka. Ja see mulle ka hästi meeldib, kuidas tõid välja nii enne nii enne, et vaatenurkade aktsepteerimine, eks, Mhm, ja ka julgus katsetada tegelikult, et mhm, kui üks käib välja, eks ju, idee, siis ka julgus katsetada, mitte jääda nii-öelda enda vaatenurka kinni, et see ei ole võimalik. Davai, teeme ära, mhm. vaatame, mis saab. jah, ja olla nagu teise ideedele Avatud. nagu avatud, onju. Jah. Et mis mul nagu sinu puhul hästi meeldib, on see, et sa oled nagu ideedele, teistele ideedele või mõtetele nii nagu avatud, et hästi-hästi mõnus on koostööd teha. aitäh, mina võtan vastu ja ma ütlen samad sõnad, mulle ka hästi-hästi meeldib sinuga koos teha ja tegelikult sa oled ju olnud ka minu mitte ainult mentor, eks ju, vaid ka tegid äri coaching ul minuga, et sa ju tegelikult aitasid mul ka saada enda asju veel rohkem liikuma ja olid see pind seal, kui ma eelmine kord ütlesin, et mina olen pind Virsiku emotikonis, eks ju, siis ka sina olid mulle see pind seal emotikonis, et absoluutselt, ma arvan, et hästi oluline on ka sõprussuhtes ja ka ettevõtlus selline tervislik tagasipeegeldamine, et mitte just see hinnangute andmine, eks ju, mis ma olen öelnud ja mitte ka päästmine, et oo, ma tulen päästan sind ära, et ma ka lahendan seda asja, vaid just, et ma küsin su käest midagi, mis võib-olla trigerdab, mida sa oskad jumala hästi teha, mõnikord sa ikka täiega kui ma midagi ütlen, siis sa trigerdad oma ühe-kahe küsimusega tegelikult ja mis mulle meeldib, et tegelikult sa ju ei oota, et ma vastaks sulle ja siis okei, nüüd ma lähen sellega tegelema nüüd ma lähen sellega tegelema, et saangi seda tervislikku tagasipeegeldust ja ma usun, et see ongi sõpruse puhul on ka hästi oluline, et mida me tegelikult sõpradelt ootame, et kui mul on see ohvri roll praegu, eks ju, maailm on täiega pekkis, kõik on nii pahasti, siis olgem ausad, muidugi ma tahan öelda, et jaa, mul on õigus ja Kristin, sul on täiega õigus, nutame koos, eks ole, aga mida see teeb, see tegelikult süvendab seda. Ja mina Mhm, hästi hindan sinu puhul seda, et sa tood mulle sealt selle teise vaatenurga või siis nagu ma ütlesingi, küsid mõne küsimuse, et mida sa sellest siis nüüd õpid, eks, et just mhm, selline see teine pool ja see on okei, et see nagu toob tagasi. täna ikka anname plätudega, nii et saab veel, et annad selle plätuga, et ärka ülesse sellest, et kulu ära ja mine edasi, eks mhm, tegelikult, et mis on vaja, on lihtsalt seda äratust korraks, et vaadata jälle enda sisse ja ma arvan, et see on sõpruse puhul ka hästi-hästi oluline, et jah, mõnikord on vaja seda õlga, kus nutta, eks ju, mhm, või et nagu, et ennast tühjaks lasta
mis ma just mõtlen praegu, issand, nii hüppan ühest teemast teisele, et mõnikord olen öelnud ka, tema tahaks korraks vinguda, eks ju, vingun ära ja see on nii, okei, nüüd on kergem olla ja nüüd ma saan seda lahendust näha. mõnikord on lihtsalt vaja välja öelda need mõtted, Mhm. et võib-olla see on see, et õlga, millel nutta või välja öelda need asjad, mis sees on ja siis saadagi sealt teiselt poolt lihtsalt seda, et ma mõistan sind ja kas ma saan sulle olla toeks, mitte hakata päästma. Ma usun, et see on ka Mhm. tulnud tegelikult enesearengust. Ma arvan küll jah, mitte minna nagu teist päästma, vot see on nagu väga hästi öeldud, onju. Et sest päästa me saame ikka iseennast. Absoluutselt aga ja me saame trigerdada, ja et vajutame nuppudele. lätu kanda. just ja ma arvan, et kui me siit nagu et korraks tagasi ka selle ettevõtluse puhul, et seal on samamoodi, et mõnikord võivad ka noh, inimesed on ikkagi erinevad, isegi eks ju, kui on sõprussuhe, siis kui inimesed on ju ikka erinevad ja ka seal võib tegelikult neid trigereid tulla ja lihtsalt ka ettevõtluses sellisel juhul, et julgus kommunikeerida ja öelda, et tead, mulle ei meeldi see, et mulle ei meeldi ja siis vaadata, aga mis see on siis, mis ei meeldi, mis on see nupp nüüd, mille peale see vajutus toimus. Et koos kasvada, et oleks julgust ka koos kasvada. Ettevõtluse mõte on ju ikkagi kasvada ja kasumit saada. Et oleks seda julgust kasvada, et mitte hoida tagasi. Mitte muutuda sangpommiks. nii hästi öeldud. tead, issand, meil hakkab tund juba täis saama, aga mul on üks huvitav küsimus siia lõppu. ma tean, et see tuleb sulle võib-olla ootamatult, ma vahel Oh, issand oskan jälle. seda, oskan sind nendesse olukordadest panna, aga see tuli mulle ka ootamatult praegu see küsimus pähe, nii et kui ma ise ka sellele vastaks, siis täpselt samamoodi see tuli mulle nagu üllatusena. et aga kuidas on enesearengus sõprusega iseendaga? Ma tunnen, et minu sõprus iseendaga tegelikult on väga palju paremaks läinud. Aga Mhm, täpselt nagu ma, eks ju, ütlesin, et kui ma ütlesin enda siinsele sõbrannale, et kuule, ma nagu ei soovi sinuga hetkel kokku saada, eks mitte, et ma sinuga kunagi ei taha suhelda, vaid et ma ei soovi sinuga hetkel kokku saada, sest ma olen nii-öelda endaga pahuksis, mis tähendab seda, et ma ei ole nagu oo jaa, 100%. Ma teen tööd sellega, ma teen sellega mhm, endiselt tööd, sest minu suurim asi on ennast aktsepteerida, sest ma olen endale väga palju andnud varasemalt ka hinnanguid ja see tuleb ka juba lapsepõlvest, eks, kooli narrimistest ja sealt alates, eks, et sealt on saanud see, et narriti ja siis olen hakanud endale hinnanguid andma. ma olen endale kirjutanud andestuskirju endale, enda kehale, et kõik seda, sest mulle on antud see keha, et seda elu inimesena kogeda, eks, et ma ei saa öelda, et see mulle ei meeldi, oota, ma valin siit ühe teise. et seda ma ei saa teha, ma pean seda aktsepteerima ja seda hoolitsema, seega ma usun, et ma olen endaga paremas kohas kui siin mõned aastad tagasi, et ma aktsepteerin, jälle kasvan, jälle trigerdan iseennast, jälle kasvan, aga tunduvalt sõbralikumalt, hoolivamalt ja armastavamalt, kui ma seda varem tegin. mhm. kuidas sinul, Liina, kui sa mind juba selle küsimusega siin pommitasid, kuidas on sinu eneseareng ja anname sõprus palli iseendaga? vastu, onju, põrgatame ennast. jah, jah, elu ei ole nagu kostüümilaenutus, onju, kus me saame erineva kesta endale valida Mhm. vastavalt soovile, et okei, mõnikord me saame minna sinna endale neid maske nagu valima, aga aga nagu endaga nagu rahu teha või niimoodi, et eks mul on ka olnud nagu neid erinevaid perioode, et kindlasti on see nagu sõprus iseendaga tänu enesearengule nagu ütleme, teadlikum. ma tunnen ennast palju paremini, mis tähendab, et ma olen teadlikum palju paremini enda nõrkustest ja tugevustest, mis tähendab ka, et ma saan nagu edukamalt edasi liikuda, onju. kui rääkida isegi ka mingitesse tööle kandideerimistest või niimoodi, siis sa pead teadma nii-öelda seda nagu oma väärtuspakkumist või kui sa mingit teenust pakud, onju, et miks just sina, Mhm. siis nagu sellele eneseareng on hästi palju kaasa aidanud nii-öelda ka enda müümisele või siis enda nagu väljapakkumisele, reklaamimisele. aga eks neid momente on nagu erinevaid, et aeg-ajalt tuleb ikka mingeid asju välja. ma ei pea nagu isegi väga hullult kaevama, vaid kui sa Mhm. oled arenev inimene enesearengu teel, mingeid sündmusi elus toimub, siis paratamatult mingid asjad ujuvad vahepeal kuskilt välja, kus sa saad aru, et arvad, et sa oled endaga nagu nii suur sõber juba ja siis tuleb mingi löök.
plätuga onju. meil täna on see plätu teema. meil on täna plätu teema. et see nagu tuleb kuskilt nagu mingi asi välja, kus on üllatus, et ohoo, et ma näen, et nüüd ikka veel nagu ei ole, onju. ma ei ütlegi, et me peame kuhugi nagu kohale jõudma nii, kus me oleme nagu valmis, vaid ma arvan, me pole kunagi valmis, Mhm. aga nagu mingeid huvitavaid asju, mis välja tulevad ja meid nagu edasi aitavad, endast nagu teadlik olemine, et seda ma kindlasti olen nagu ja ma arvan, et see sõprus ei olegi, sõprus ei pea olema ainult lust ja lillepidu, vaid ongi see, et sõprus iseendaga on ka vahepeal see, et ma nagu kaklen niimoodi mõistlikult nii-öelda või viisakalt iseendaga ka onju. ja siis lepin ära, palun vabandust onju. just, et mis on enesearengus sõpruseks ju tegelikult iseendaga, kui sa küsid seda sedasi, et enesearmastus, enesekindlus, eneseaustus, eneseusaldus, eks ole, ja see on kindlasti see, mis seda sõprust iseendaga kasvatab. kas me tõmbame täna otsad kokku? ma arvan küll ja kui sulle nüüd see episood meeldis, siis me hüppame rõõmust, kui sa vajutad subscribe meile Youtube'is või siis jälgi ka Spotify's, eks ole, ja jaga seda oma sõpradega, kui siin oli nüüd miskit, mis sind väga-väga kõnetas. ja jaga meiega ka, me oleme kaasa sõbrad siin podcast'is. jaga meiega oma mõtteid kommentaarides ja aitäh kuulamast, vaatamast, aitäh, Kristina, nii mõnusa vestluse eest ja kohtume juba kuu aja pärast. aitäh sulle ka ja aitäh, kes kuulavad-vaatavad. Tšau. tšau.